Ehtne mina on mu kõige uuem isikliku arengukoolitus. Ehtne mina küsib ühe pealtnäha lihtsa, aga tegelikult küllaltki raske, väga tähtsa tõsise küsimuse. Kes ma õigupoolest olen? Kes ma olen? Lihtsam variant oleks küsida, milline ma olen inimese isiksusena. Miks see küsimus nii tähtis on? Mitu põhjust. Kui ainult ühe peaks tooma välja, siis see küsimus on tähtis sellepärast, et kui sa oled endaga nii-öelda paremini tuttav, kui sa tead, kes sa oled, milline sa oled, mis on su vajadused, mis on su väärtushinnangud, mis on su eelistused tänases ajahetkes, mitte 5 aastat tagasi, siis sul on 100 korda lihtsam teha endale valikuid, valida eesmärke, valida kaaslasi, valida ülesandeid, valida tööd, mis sind päriselt rahuldab, kus sa ei talla tuult, kus sa ei tee asju teiste pärast. Kes sa siis õigupoolest oled? Ehtne mina on sarnaselt teistele mu isikliku arengukoolitustele 3,5 päevane. Toimub samuti mu koolituste alus Läänemaal. Kokku tulevad inimesed, kes on tõenäoliselt osalenud varem sisemise võidu koolitusel. Tänu sellele on Ehtsa mina selline stardiplatvorm avatuse osas teistest koolitustest võrreldes hoopis avatum. Ma olen vahest öelnud, et see Ehtsa mina koolitus on justkui nagu avatud olemise praktikum, avatud südamega elamise praktikum, empaatiline olemise praktikum, eriti enda vastu. Nüüd, seal on paar osa, ta pole nii sugugi mitte nii hoomamatu ja grandioosne nagu see küsimus, kes ma olen. Tal on 3 osa. Esiteks ta võtab su isiksuslikult nii-öelda ette, ehk siis sina võtad iseennast isiksuslikult ette. Sa lahkud tänasest palju paremate vastustega küsimusele. Tulevikku, lähitulevikku vaadates, kes ma olen. Sa lähed ära ühe või 2 lauselise vastusega, mida sul praegu ei ole, mis aitab sul nii-öelda ennast tunda, ennast kindlana, tulevikku optimistlikult minnes, ennast identifitseerides ja tehes parimaid valikuid. Sa lähed sealt ära tänasest palju parema teadmisega, mis su elu ülesanne või missioon on. Sa saad revideerida oma tänases arenguetapis, oma tänases vanuses kehtivaid väärtushinnanguid ja põhimõtteid. Sa sõnastad ära oma kõige tähtsamad rollid ja selle mõtestatuse, kas siis lapsevanema rolli, elukaaslase rolli, ametipidaja rolli, nii nagu sa täna kõige tähtsamaks pead. Ja palju veel. Nii et esimene pool Ehtsa mina koolitusest on see, kes ma olen isiksuslikul tasandil läbi oma rollide, väärtushinnangute, põhimõtete. Sa tuled sinna koolituse, sa lahkud palju selgema, palju kindlama eneseteadlikkusega, teadmisega. Nüüd teine asi on võib-olla mõnes mõttes selle koolituse üks suuremaid tükke. See räägib enda terviklikust mõistmisest, tundmisest ja aktsepteerimisest. See räägib su varjukülgedest ja sinu valguse külgedest samuti. Meil kõigil on mingisugused iseloomujooni, mingid käitumismustreid, mida me justkui eriti enda juures ei kannata ja mõned neist on endale ka teadvustamata. Kõige lollim on see, et neid teised inimesed märkavad jumala hästi, kas sa oled vihastaja või muretseja või selline väga enesekeskne või mis iganes tüüpi sa oled, eks ole. Aeg-ajalt, mitte kogu aeg, eks ole. Nüüd, ma luban sulle, et 3,5 päeva koos minu ning teiste ärksate inimestega Ehtsa mina koolitusel saad sa kuidagi julged sa tunnistada iseendale mingid oma natuke nagu nõmedamaid külgi, mis aeg-ajalt ilmnevad nii, et sa sellest arugi ei saa. Ja tunnistamine on pool võitu ainult. Ma luban sulle, et sa saad selle kontrolli alla. Sa saad selle kontrolli alla niimoodi, et varjuküljed sind justkui ei manipuleeri ükskõik mis ajal just käituma imelikult või enda või teiste või suhete vastu. Nüüd, sellel on medalil on teine pool. Kui sa oled ära leppinud mingite oma varjukülgedega, aktsepteerinud ja integreerinud ehk endasse võtnud, siis juhtub see, et inimesed, kes sind senimaani tavaelus kippusid ärritama, sulle pinda käima, ei ärrita sind pooltki enam nii palju kui enne. Tule ja sa koged seda, ma luban sulle seda täiesti raudpolt. Nüüd, aga varjukülgi ei ole peamine. Peamine on meie enda maksimaalne võimekus. Mulle meeldib öelda, et Ehtsa mina koolitus küsib, kuidas olla iseenda parim versioon ühel tavalisel päeval. Kuidas moodi lasta oma loomulikul valgusel võimenduda ja selle välja paista. Kuidas moodi olla inimlik inimene, soe inimene, hooliv inimene, empaatiline inimene. Kuidas moodi teistega arvestada, kuidas moodi iseendaga arvestada. Ja just see valguse pool ja varju pool kokku pandult ongi siis see terviklik sina, keda on võimalik totaalselt aktsepteerida, jaatada ja kusjuures need 2 sõna aktsepteerimine ja jaatamine moodustavad kokku iseenda armastamise.
sellel koolitusel on 3. tükk ja tahk veel. Selleks on vaimne külg, sinu vaimne, hingeline külg. Ma nimelt usun, et inimene ei ole mitte ainult tema nimi, tema sootunnus, tema vanus, tema elukoht, töökoht, pass, isikukood, pangaarve ja asjad. Et me ei saa midagi igavikulist, me ei saa midagi vaimsemat, midagi hingelisemat. Ma ise olen sellel teel alles ka otsija, eks ole, ja samas ma tahan selle koolituse vältel endale ja sulle anda võimaluse heita varju sellisele enda kuskile võib-olla igavikulisemale küljele, jumalikumale küljele, asjale, sellisele olemusele, mis on vaimne ja küsida endalt, et kui kõik kõrvale jätta, kõik need maskid ja kui kõik nii-öelda atribuudid kõrvale jätta, siis milline ma olen oma kõige sügavamal hingesopis sisimas, milline on minu vaim või hing. Ja ma tean, et selle küsimusel ei ole lihtsalt või ühest vastust. Võib-olla parim vastus, mida leida saab, on see, et jah, ma olen vaimne olemus, jah, mul on hing, eks ole. Ja ma oskan seda tunnetada, mõista, kogeda sellisel moel, mis on sulle ainuomane. Igal juhul see on ka üks tükk, see pole väga suur tükk, ma ei julge suuri lubada selle koha pealt sulle, aga ma usun, et mingisugune tunnetus inimese ja sinu enda vaimsest dimensioonist sul tekib. Kui sa valid tulla 3,5 päeva olla minu ning teistega ehtsa mina koolitusel. Kuidas olla iseenda parim versioon, kuidas jääda iseendaks kõige viletsamate olude kiuste, kuidas vaadata peeglisse ja öelda, see olen mina, ma jaatan sind, ma armastan sind. Tule, tunneta ära. Kohtumiseni.